Niimoodi võib jätkata. Ma olen sunnitud, ma ei saa automaksule! Ei automaksule! Ja, 1-2. Siin teised Riigikogu erakonnad väga meeldivad, et te toetama tulite. Ja et see ei ole see, mida tänane valitsus teeb, see kõik, see rohepööre, see automaks on ainult üks väike osa sellest, eks ole, kogu see rohepööre ja see rohehullus, see on lihtsalt uskumatu. Ma tahan tänada kõiki inimesi, kes tulid kohale. Vaadake, meie liberaalne režiim ju oskab trikke teha. Automaks pandi Riigikogu päevakorda eelmisel reedel, neljapäeva õhtul. Teada saime, et selle nädala kolmapäeval on päevakorras 4 päeva ette. Selle aja jooksul loomulikult suurt meeleavaldust korraldada lihtsalt ei jõua. Et seda enam, et ta on argipäeval, seda enam, et meil on talvine ilm, olen ma väga tänulik, et inimesed on tulnud välja ja avaldavad meelt rahvavaenuliku valitsuse, rahvavaenuliku poliitika vastu. Ja kui me mõtleme selle peale, et 78% inimesi ütleb, et nad ei ole nõus automaksuga, 72% inimesi ütleb, et nad tahavad, et Kaja Kallas paneks oma ameti maha. Mitte kedagi võimuparteides see ei kõiguta. Neile ei lähe korda, et Eesti inimesed ei toeta neid. Nüüd, automaksu vastu tuleb olla mitmel erineval põhjusel. Raha röövimise maks. See on inimestelt raha äravõtmine suuremas koguses ja suuremas ulatuses, kui kusagil mujal Euroopas inimestelt auto omamise eest raha ära võetakse. Täna on Eesti üks vähestest Euroopa riikidest, kus auto kui omand ei ole maksustatud. Tõsi küll, see ei tähenda, et maksa erinevaid koormisi auto peal. Me maksame käibemaksu, kui me auto ostame. Me maksame aktsiisimakse, kui me autot tangime. Nii et väita, et meil on autod üldse maksustamata, on tavaline Reformierakonna valetamine. Kui nüüd see seaduseelnõu vastu võetakse, mida täna hakatakse 2 tunni pärast menetlema, siis muutume me üleöö Euroopa kõige kõrgemalt maksustatud autodega riigiks. Kõige kõrgemalt. Maksame auto eest, mis meil suurem osa ajast seisab näiteks. Miks nad seda teevad? Tuleb võtta kätte ja seista enda eest. Kui me tahame, et meil on tulevikku, siis tuleb seista enda eest. 300 eurot mingisuguse natukene vägevama auto peal. Ei ole. Te maksate 1000 eurosid. Ja nüüd nad tulevad siis selle riigi rahandus on vaja korda teha. Riigi rahanduse korda tegemine tähendab seda, et kõik teevad vaeseks jääma. No ei ole ju normaalne. See on ju järjekordne läbi kukkumine. Salakavalamad süvariigi sepitsused. Süda, kui sa ruttu tõused kuumalt rinnast tuksuma, kui su nime suhu võtan püha Eesti sama. Head olen näind ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind